teadusest, näiteks tegeles noalaeva järgse levimise uurimisega, kuidas need loomad siis said ikkagi tagasi sinna, kus nad justkui elavad ja et miks nad ei ole ühtlaselt ruumi seotunud. Ja teisalt kõik need maade avastamise retked kirjeldasid järjest uusi ja uusi loomi, linde, taimi ja neid tuli panna kuidagi mingisugusesse ühtsesse taksonoomiasse, seda niikuinii, aga ka ruumiliselt ära jagada ja hakkaski ilmnema, et kuidas siis nii, et mõnes kohas on liike kuidagi juba palju rohkem ja nad on näiteks palju kirevamad kui teises kohas. Ja Humboldt oligi siis see, kes koos Bonplandiga maalil kujutatud neid parasjagu kuskil Ecuadori džunglis. 5 aastat siis käisid mööda Lõuna-Ameerikat ringi ja proovisid sellest asjast sotti saada. Humboldtil on sel aastal ka 250 sünniaastapäev, nii et selles mõttes geograafia väikene tähtpäev ja selle tähistamiseks ongi 6 aja pärast tulemas järjekordne teoreetilise bioloogia kevadkool, mille teemaks ongi siis sel aastal biogeograafia. Ei tea veel täpselt, kus see tuleb, sest riigihange ei ole suutnud asukohta või tuvastada. Aga see ongi minu poolt kõik. Suur aitäh. Võimalus kommentaare, küsimusi esitada. Kõik ärkavad, see tagareas.